Minu nimi on Martin, olen üks Taxify 3 kaasasutajast. Oleme seda ettevõtet tänaseks teinud 5 aastat, jõudnud välja 26 riiki. Meil on üle 60 linna ja me pakume siis teenust, mis viib kokku autojuhid, sõitjad ja tegelikult ka paljud erinevad muud transpordimeetodid. Et kui me alustasime autodest, siis tänaseks on meie platvormil ka mootorrattad, elektritõukerattad, 3-rattalised ja vaatame aktiivselt ka muid transpordimeetodeid nagu ühistransport. Meil on täna 15 miljonit klienti ja 500 000 autojuht ja me oleme hetkel üks Euroopa kõige kiiremini kasvavaid startup'e. Mina arvan, et koostöö on ettevõtluses ja üldse meeskonnas väga oluline sellepärast, et erinevad inimesed täiendavad üksteist ja ma usun siiralt ka sellesse, et üks inimene võib olla väga hea visionär ja mõned väga tublid inimesed võivad ka asju ära teha, aga suuri asju teevad ära ikkagi meeskonnad ja seetõttu ongi väga oluline teha asju koos tiimiga. Ja kui me vaatame startupi keskkonda, siis ma arvan, et kõige efektiivsem tiim startupi alustamiseks võiks olla 2 inimest, üks näiteks tehniline inimene, programmeerija ja teine võib-olla äripoole ja turunduse inimene, kes siis seda müüks ja turundaks ja võib ka olla, ütleme 3-4 inimest sõltuvalt, kui suur või keeruline toode on. Aga kui me täna vaatame Taxify'd, siis me oleme 5 aastaga jõudnud 700 töötajani ja endiselt on meie kõige suurem väljakutse heade inimeste tiimi leidmine ja üks väga oluline võtmetegur siin ongi just selle meeskonna juhtimine ja kogu ettevõtte inspireerimine juhtimine, et neid inimesi leida. Hea meeskonnajuht on selline, kes tõesti inspireerib oma meeskonda, tagab selle, et kõik inimesed teavad, mis on meeskonna eesmärgid ja mis on tegelikult iga töötaja isiklikud eesmärgid, et kõik saaksid olla kursis, kuidas nad siis toimetavad, kas asjad lähevad hästi või halvasti. Ta annab ausat tagasisidet ja samamoodi tunnustab inimesi, ka väikseid asju tasub tunnustada ja meie ettevõttes on ka reegel, et iga 4-6 nädala tagant peab tiimijuht oma tiimi liikmega tegema sellise üks-ühele vestluse. Seal tegelikult räägitakse nii tööasjadest kui ka väga oluline tegelikult isiklikud asjad, et me näeme seda, et kui inimesel on isiklikus elus probleemid, siis tegelikult ta ei suuda ka töö juures korralikult panustada, nii et tegelikult tiimijuht peab nende asjadega kursis olema, muidu ta ei saa oma tiimi efektiivselt juhtida. Mina olen äri teinud umbes 20 aastat ja kui ma vaatan tagasi, et siis 10-20 aastat tagasi enamasti vaadati juhtidele alt üles, et juhid kippusid olema sellised autokraatlikud ja nagu töötajatest palju kõrgemal olevad. Aga tänapäeval mulle tundub, et see mudel on päris palju muutunud ja täna oodatakse juhilt ikkagi sellist meeskonnas osalemist ja pigem sellist sõbralikust visiooni kogu selle tiimi eest hoolitsemist. Et meie ettevõttes on samamoodi, et nii mina, Markus kui meil teised juhid, kõik istuvad oma meeskonnaga koos, kellelgi ei ole oma ette selliseid klaastorne või kabinette ja kõik inimesed saavad alati meiega tulla rääkima, et see on minu arvates väga, väga oluline ja ma usun, et ka tänapäeva noored, kes tööturule tulevad, et nemad eeldavad samamoodi sellist mõistlikku juhtimismudelit, et kõik inimesed on ettevõttes enam-vähem võrdsed, igaüks võib ettepanekuid teha, kuidas ettevõtet edasi viia, kuidas tiimi arendada. Nii et ma usun, et sellised oleks need juhtimispõhimõtted, mida meie täna jälgime. Ettevõtet tasuks teha koos inimestega, keda sa usaldad ja kellel on ühine visioon. Taxify's juhtus ka nii, et meil on 3 asutajat ja igaüks toob siia tiimi täpselt selliseid oma nurgaga väärtusi ja kogemusi, et Oliver on siis meil olnud pikalt programmeerija, tema vastutab kogu tehnoloogilise platvormi eest. Mina olin Taxify'd asutades 15 aastat äris toimetanud, erinevaid ettevõtteid asutanud, erinevates suuremates firmades töötanud. Mul oli lai kontaktivõrgustik ja kogemus, kuidas asju teha ja Markuse poolt, kes on siis noor ja kõige selline visioonikam ja energilisem, et tema poolt siis tuleb kogu meie kasvustrateegia ja visioon ja ma arvan, et meil klappis väga hästi, et me kõik 3 peale täitsime ära kõik need rollid, mida ühes meeskonnas vaja oli, et sellist teenust turule tuua. Ehk minu soovitus on just leida nagu ühise visiooniga, aga erinevate oskuste ja kogemustega inimesi, et siis tekib kõige sellisem terviklikum meeskond ja siis vastavalt sellele, mida teil tiimis puudu on, vastavalt sellele hakake siis seda meeskonda laiendama.
kuna meil on üle 700 inimese täna ja üle 25 riigis, siis meil tegelikult meeskond on väga-väga laiali ja kui sa töötad ühes toas väikse ettevõttena, on sul lihtne, et info liigub kõik 3, 4, 5, isegi 10, 20 inimest on ühes inforuumis. Kui need inimesed on nüüd laiali, siis tegelikult on see päris suur väljakutse kogu koostöö korraldamiseks. Kuidas meie oleme Taxify's seda lahendanud, on see, et meil on iga esmaspäeva hommik kõikide töötajate selline 30-40 minutiline infokoosolek, kus me räägime kõige olulisematest teemadest, et kui meil on mingid uudiseid strateegia osas, mis on olulised projektid, aga muus osas loomulikult motivatsioon ja kõik muud asjad, et palk on oluline, aga nagu me näeme tänapäeva noorte inimeste pealt, siis palk ei ole kõige tähtsam. Et tegelikult inimesi huvitab väga palju just see, et mis on selle ettevõtte suurem eesmärk, millist väärtust ta pakub, kui suur mõju on ja lõpuks ka kuidas siis kaasata inimesi päriselt hästi panustama on see, et meil on kõikidel ettevõtte töötajatel ka aktsiaoptsioonid, ehk kui meil ettevõttel läheb hästi, ettevõtte väärtus kasvab, siis tegelikult kõik töötajad saavad sellest ka osa, ehk kõik on väike osanikud. Kui oma äriprojektiga alustada, siis minu soovitus on, et alustage ja proovige nii palju kui võimalik ja nii vara kui võimalik, et tegelikult saab alustada täiesti esimesest klassist lihtsate äriideedega, näiteks ma ei tea, jalutage oma majas inimeste koeradega või mis iganes ja kui te suuremaks kasvate, siis proovige erinevaid õpilasfirmasid, mis on väga äge kogemus õppimiseks, et te saate kogu tsükli läbi teha, siis täpselt samamoodi meeskonna moodustamiseks üldse. Mis on teie idee, milliseid täpselt on rolle vaja, kes täpselt teil tiimis peaks olema, et see sinu visioon ja toode ellu viia ja tegelikult ära karda ka eksida, et selles mõttes väga paljud ettevõtjad ikkagi õpivadki kogemuste kaudu ja õpilasfirma on minu meelest selles osas ka super äge võimalus, et saab üsna väikese riskiga tegelikult kõik need ettevõtluse ja ka meeskonna moodustamise mured ja rõõmud läbi testida ja minu meelest meeskonna juhtimine on üks väga äge kogemus, et seda tegelikult saab proovida ka trennis, mis iganes muu sporditiimi juhtimisel, nii et tegelikult kus sul pakutakse võimalust meeskonna juhtida, haara sellest võimalusest kinni ja igalt poolt saad väärt kogemusi. Sa näed, kuidas erinevad inimesed käituvad ja keda sa oma tiimi tahad. Nii et jõudu teile!